Umbes sellises olukorras oli 1977. aastal kõrbesse eksinud prantsuse insener Thierry Sabinet. Ajaks, mil ta üles leiti, oli kurnatud ajus küpsenud mõte tuua võidusõit kõrbesse. 1978. aastal startisidki Pariisist 170 julget ja järgmisel 2008. aastal peetakse juba 30. Dakari ralli. Sel aastal sõideti 6.–21. jaanuarini kokku ligi 8000 kilomeetrit. Pikkade kiiruskatsete järel ei ole võistlejatel aega emotsioonideks. Käib võitlus looduse, kella ja iseenda vastu. Lätlane tundub Aafrikas täitsa naabrimehena. Rääkisime juttu mootorrattur Einars Wintersiga, kes oli küll sõbralik, aga väga kidakeelne. No. Sorry, I English speaker very little. Front brake don't work 100 kilometers. And very dangerous stage. Me was. And today I sing 40 ways. I sing. Lisaks heale füüsilisele ettevalmistusele ja vaimujõule on Dakari läbimiseks vaja veel midagi, millele meie Läti sõber praegu ka vihjab. Yeah, sponsor! Oh. Sõitjad peavad arvestama, et nad ei ole kiiruskatsetel alati üksi. Varjatud kaamera Dakari moodi. Mida see kohalik mees võib mõelda? Kes siin nii suure võrriga kihutab, mõtleb ta ilmselt. Neid tuleb veel ja veel. Palju neid siis lõpuks kokku võib olla? Ei, asi on kahtlane. Lükkan enda ratast parem käe kõrval edasi. Enel ja Kristi avastasid varsti, et kõige parem on edasi reisida džiibi kastis. Päike paistab ja tuul jahutab. Võime hakata liikuma. Kuidas see oli? Davai, rебята. Davai, rебята. Jõuame linna nimega Tantan ja seame ennast sisse kohalikus hotellis. Rain tutvustab sanitaarolusid. Käid asjal ära, lased ämbri vett täis ja ma siin saab. Väga kultuurne. Väga. Olmeveidruste üle pole kaua mõtet pead murda ja nii liikus suur osa reisiseltskonnast linna peale. Siin lähedal on üks olulisemaid Dakari ralli selliseid vahehooldusalasid. Siin on tohutult palju rahvast ja selge see, et kui võistlejad püüavad natukene magada, siis käib siin tõsine melu. Siin on palju turiste ja loomulikult kõige tähtsam on see, et mehaanikud üritavad pikkadeks kiiruskatseteks, mis sellel rallil on veel ees, saada kogu tehnika korda. Siin kohtame esimest ja viimast korda sellel reisil Eesti inimest, kes on teostanud oma unistuse. Seda ma tahtsin juba 4 aastat. Ma olen kogu aeg olnud koos nendega. Olen kogu aeg vaatanud televiisorist, aga ei ole endal saanud tulla. Sellest ei ole väsinud. Eile öösel ei maganud, üleeile öösel ei maganud. Sõitjas saab magada. Täna võib-olla, et saab natukene magama minna. No raskus on kõigepealt üle võita oma egoism, et lihtsalt midagi teha ja mitte ära ei uinuda. Le paysan! Reisijuhi Rene käest kuuldud uudised muudavad meid järjest pessimistlikumaks Mauritaania piiri ületamise suhtes, aga alla me ei anna. Mauritaania lase põhimõtteliselt läbi nende piiripunktide, kus algselt oli planeeritud riiki sisse, ei selle ajutise piiripunkti kaudu ega selle ühe põhilistest piiripunktide kaudu, vaid lubab ainult altpoolt otsast sisse.
mis teeb umbes ringiks mingi 1500 kilomeetrit, et ühineda uuesti nendega. Ja käisin kogu selle informatsiooni linna pealt ja põhimõtteliselt olid seal üks vahva punt sakslasi, kes olid juba suhteliselt umbjoobe lähedal, kes kinnitasid sama informatsiooni, mille nad just täna kätte said. Otsused on muutlikud, et võib-olla selle hetkel jälle ikkagi laseb jälle üle, äkki . Kui nad siuksed, me pole midagi kaota, kui me tahtsime siit ka proovida. Siit otse siia ei saa võtta. Meie ei ole niisugused nagu need purjus sakslased. Meie reisi pooleli ei jäta, olgu piiriületus nii tülikas kui tahes. Me liigume lõuna suunas. Ma olen ammu tahtnud sellist mingisugust tööd teha, millest inimestele ka kasu oleks ja vanasti ma töötasin televisioonis, kui ma Eestis elasin, aga nüüd ma olen siin Marokos, olen veoauto peal. Töö on rahulik, inimesed on tänulikud, kuhugi kiiret ei ole, palk on ka päris hea ja teed on sirged.